Anne Veski, kui oleks tehtud pakkumine, kas sa oleksid olnud Kevade filmis teele? Ausalt üteldes mul ei ole seda pakkumist teinud ja ma ei ole selle peale mõelnud, aga alati tuleb vastata ära iial ütle iial. Tore. Aga täna sa esinesid siin Palamusel, Paunvere väljanäitusel Jaladal. Oled see enne juhtunud ka siia? No selgub, et ma olen siin juba mitmendat korda, aga lihtsalt meie elutee on nii pikk, et ma ei mäleta mitu korda, aga vähemalt paar korda olen olnud selle jooksul. On sul endal ka kodus aed ja kasvavad sul seal potentsiaalsed nunnud äkki? Ei, mul on olemas oma peenrad, loomulikult mul on roosid, nad õitsevad 2 korda aastast ja siis mul on selline alpiaiake kunagi tehtud, kus olid sellised taimed, mis nagu võivad kõrgmägedest ka kasvada, aga nüüd nad on nagu moondunud vist juba meie taimedeks. Ja mul on puienge ja flokse ja kõike. Aga oma kapsast on kunagi olnud? No see oli nii ammu, et kui maja sai ehitatud, siis kõik eestlased ju teevad endale kohe aia. Ja siis olid kõik, mis olid ka porgandid ja kapsad ja oli meil ka kasvuhoone ja tomatid, aga siis me ühel päeval saime aru, et no tead, lihtsam on neid käia ostmas turul. Tead, ma vaatasin täna siin, oli põrratu publik. Kuidas see on tulnud? Et sa oled kõikide? No, viimasel ajal meid nimetataksegi noorteansambliks, sellepärast, et 2-13-aastased teavad meie laule peast. Ja kui sa oled, nagu öeldakse, kursis sellega, mida laulavad meie noored räpparid, siis nemad võivad laulda erinevatest kehaosadest, mida meie vastavalt ei tee, aga me laulame muinasjutus, vaid maised kellad ja siin igasugused muinasjutu tegelased, nii et võib-olla lihtsalt need sõnad on noortele arusaadavamad ja eks me sellised hea tuju maale toojad oleme, et me tahame, et endal on hea tuju, tahame, et rahval oleks hea tuju.